Tänases maailmas on hea mobiililevi ja kiire internet justkui inimõigus. Selle pakkumise nimel töötavad suurtes telekom-ettevõtetes 100 inimesed. Mõned neist kontoris, teised aga otse tööpõllul, liikluskeerises, mastide all ja kõik võimalikes kodudes üle Eesti. Elu pakub ikka kogu aeg igast lahedaid võimalusi. Täna ma saan olla Telia tehniku töövari. Tere, Ranno! Piritale, mis su ülesanded on, tead ka või? Optikaühenduse paigaldus. Optikaühenduse paigaldus, ma tee peal saan teada, mis see tähendab. Kortermajas. Kortermajas. Mitu kilomeetrit sa päevas selle sõidukiga läbi teed? Sa teed päris pikka vahetust ka 11-8 õhtul. Jah. No keskmine on seal 100 ja 200 vahel. Aga vahel on vaja sõita näiteks Rakvere. Transport ja optimeeritud liikumisviisid on valdkond, millesse panustades saavad ettevõtted korraga hoida kokku kulusid ning vähendada oma keskkonnajalajälge. Telia tehnikud sõidavad aastas maha 1 000 000 olulist kilomeetrit ning seni tuleb seda ikka veel teha bensiinimootoriga autodes. Bensiin ühel väga lihtsal põhjusel, et valdavalt meie autod sõidavad nii vähe päevas ja nii lühikesi otsi ühe kliendi juures teise juurde, et diisel ei jõua oma puhastustsükleid vahepeal ära teha ja meil ei ole mõistlik ja ta ei lähe ka soojaks. Ehk see tähendaks seda, et see tehnik istuks seal kogu aeg külmas, eks, et sa käid seal kapi kallal õues -25-ga, istud autosse, see auto ka soojaks ei lähe, lähed järgmise kapi kallal, et see ei ole väga mõistlik oma töötajaid niimoodi hoida. Bussile ees. Pole midagi, sul on ettevõtte auto, sulle antakse kõik andeks. Ei anta, jah? Ei. Aga kuule. Liikluses on see, et vahele lastakse küll. Ja. Aga kui ise mingisugusegi vea teed, siis on rusikad lendavad. Ja, siis on rusikad lendavad. Ja prillid, kui kortermaja juures pargid mõne korteri koha peale, kus... Kui kaua sa Telia ridades Eesti inimesi aidanud oled internetiühendusega? 17 aastat. 17 aastat, jah. Mis on su kõige jaburamad olukorrad, mida sa oled näinud? Jabur tundub tavaline asi, mis on juhe või lihtsalt vales pesas või seade. Kõige jaburam mõnes mõttes on see, et kui seade on lihtsalt välja lüütud nupust. Telia Eesti masinaparki kuulub umbes 140 pikaajalisel rendil olevat sõidukit. Rootsi emafirma on andnud kindla korralduse, et ühtegi uut sisepõlemismootoriga sõiduautot enam masinaparki juurde ei tule. Ainsaks erandiks ongi tehnikute kaubikud, millele pole head elektrilist alternatiivi veel lihtsalt olemas. Aga nüüd kaubiku klassis ei ole valikut. Meil ei ole Rootsis. Jah, pole veel kellegi. Pole veel kellegi, jah. Nii et selles mõttes see klass ehk siis tööautod, nagu nad nimetavad, võivad olla. Hea fakt mälumänguks. Telia renditud masinapargi kõrval on ettevõtte enda varade hulgas siiski üks sõiduk. Ja üks kastirattas on, väga lootsime, et keegi tehnikutest tõstab käe ja ütleb, et ma hakkan sellega kliente teenindama, aga reaalsuses see siiski nii ei lähe. Et teada saada, kui palju üks Telia tehnika kogu aeg turjal kannab, kui sina portatiivse selle... Ma ei tea, mis see on see mingi... Sellega peaks tegema trepijooksu. No sa teedki sellega tegelikult trepijooksu ja koridori jooksu, igasugust jooksu. Ma arvan, et see on ikka mingi 4-5 kilo ikka nagu. 6-7, siit. Suurust regullida või? See mõtleb natist üle. Kuidas teil need süsteemid üldse on? Kas igal tehnikul on oma auto, sul on siin oma asjad või siis sa vahetad neid autosid nagu... Oma auto, jah? See siin on sinu auto? No, minu vastutus. Jah, sinu vastutusele. Koos laoga. Ja ladu on tähtis ja muidu on täpselt üks õige nagu ühenduslüli puudu, kui ei ole kliendi juures. Et meil on asju kaasas, et peaks iga päev käima võtmas. Ja see laomajandus on ka teine osa üles tehniku tööst. Et peab mõtlema, mis sul vaja on, mis sul läheb vaja, mis homme või ülehomme läheb vaja. Kuigi tehnikud nagu Ranno sõidavad veel kliendi juurest kliendi juurde bensiini abil,
moodustavad kolmandiku suure telekom-ettevõtte masinapargist siiski juba elektriautod. Tõenäoliselt pole kaugel ka aeg, kus elektriauto maastik sedavõrd kaugele areneb, et tehnikudki endale sobivad nullsüsinikheitega sõiduvahendid saavad. Tehnika kogu aeg areneb, kui me räägime näiteks 5 aasta tagusest elektriautost ja tänasest elektriautost, mis on kõige suuremad erinevused? Täna me oleme kõige klientidele öelnud, kes nad tulevad elektriauto ostma, et ütleme, enamus elektriautod meil on täna õhksoojuspump. See on see, et talvel me suudaksime seda läbisõitu teha, et eks kui te mäletate võib-olla ka 10 aastat tagasi või natuke vähem, osa sõidukitega oli keeruline talvel sõita, et see range jäi väga väikseks. Et täna enamusele autodele on õhksoojuspunbad peal. Teine asi on see, et ka aku jahutus, aku soojendus oleks, et siis aku vastupidavus ja siis kiirlaadimisvõimekus. Mis sa sellega nüüd vaatad sealt, selle laseriga? Siit hakkab pilkuma. See saadab seda kiirt sinna tehnoruumi ja siis ma leian kergime üles selle otsa, mis me seal ümber tõstame. Ehk siis nüüd me läheme hoopis tehnoruumi. Kus on 107 parkimiskoht. 101 oli seal. 51, 52 kasvab selle mingi ringiga raudselt. No sammud sa saad igatahes täis. Ma saan nüüd sind assisteerida. Ma võin ise selle klepeka siia panna oma plaastriga käega. Pane sinna kuskile kolmnurga juurde. Telia kasutab oma praegusi elektrisõidukeid 2 erineval viisil. Osa autosid on ühiskasutuses, näiteks kontoritöötaja, kes sõidukid konkreetseteks töösõitudeks vajab, broneerib masina, teeb oma sõidud ära ning tagastab auto kontori parklasse, kus ootamas mugavad laadijad. Teised autod on aga selliste töötajate isiklikus kasutuses, kellele oma asukoha ja töökohustuste tõttu ühiskasutuses olevad masinad päris hästi ei passi. Kui meil on kliendihaldur, kes elab Lõuna-Eesti mägede vahel ja teenindab sealpoolseid ärisid, siis kuidas ta ikka käib siin Tartust kogu aeg autot võtmas, eks ju, et see üks asi, mida meie teeme võib-olla erinevalt väga paljudest teistest ettevõtetest on see, et me ütleme avalikult, et meie autosid võib kasutada erasõitudeks. Ehk kui meie autod tulevad vastu kuskil kontserdil, siis ei tähenda, et kõik panevad seal kaablit või teenindavad klienti, vaid nad võivadki tulla sinna kuulama. Aga meil on sellised automatiseeritud süsteemid, kus esmaspäeva hommikul siis süsteem küsib, et eelmine nädal tegid need sõidud. Kas kõik on töösõidud, sa märgid oma erasõidud ära ja need lähevad automaatselt sinu palgast kinnipidamisele. Ehk teistpidi tähendab see seda, et meie kallid kolleegid oma erasõitudega teevad meie kilomeetri hinda odavamaks. Missugused ettevõtted täna üldse elektriautode poole vaatavad? No, meil on hea meel näha seda, et ettevõtted, kes tegelevad erinevate valdkondadega. Et meil on kliente, kes on suurettevõtted, on tootmised, on sellised müügiettevõtted ja on siis väiksemad ettevõtted. Ja tegelikult kõik, kes tahavad seda rohelist jalajälge jätta ja vaatavad ökonoomsuse poole, on tegelikult täna ka vaatamas ka elektriauto poole. Kas selle päris pika aja jooksul on sul mõnda liiklusavariid või õnnetus ka toimuda? On jah? Alarmsõidukid sõitsid diagonaalis üle. Ma pidin suht järsult pidurdama, tagant oli auto sisse. Väljast ei olnud ka auto midagi iga näha, aga pärast remonti läks terve taga stange kõverad. Ja siis saigi selle asendusautoga Peugeot'ga sõita. Paar nädalat, nii kaugu remontisin. Et kuna me ju mõõdame kõiki asju, mõõdame ka seda, kuidas meie jalajälg, kui suur on meie jalajälg meie kolleegide tööle tulekust. Ehk siis nendel, kes ei sõida tööautodega. Siis jah, loomulikult me soodustame võimalikult palju seda, et kolleegid ostaksid omale igapäevaeluks ka oma isiklikuks tarbeks elektriautosid. Meil on parklas täna juba päris suur hulk elektriautode laadimiskohti, et teha see võimalikult mugavaks, et kellel on eramajad oma börsielekter ja päiksepaistelis ilmaga laeb tasuta, on ju väga mugav kodus laadida ka. Aga ka need, kellel siis on korrusmajades näiteks oma elamised, eks ju, ja tal ei olegi laadimisvõimalust muud kui siis linna peal, et kaua siis seal kaubanduskeskuse juures jõlgud, et siis on ikkagi väga mugav, kui sa saad kontoris laadida.